USA president Donald Trump edastas, nagu selgus, Iraanile salajase hoiatuse Hormuzi väina operatsiooni alguse kohta, kuigi avalikult kasutab ta hoopis teistsugust retoorikat. Täna teatas Donald Trump, et nõuab Iraanilt kapituleerumist ning lisas, et Iraan soovib sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkulepet. Aga probleem seiseb selles, et tema sõnul suhtlevad Iraani esindajad temaga eraviisiliselt väga lugupidavalt, kuid seejärel esinevad avalikult televisioonis ja eitavad läbirääkimiste olemasolu. Kuid täna selgus, et Valge Maja edastas pühapäeval salaja Iraanile hoiatuse selle kohta, et nad plaanivad alustada sõjalist operatsiooni Hormuzi väinas. Ilmselt selleks, et ka Iraan jõuaks valmistuda. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. See on YouTube'is sisu edendamiseks väga oluline ja olen teile selle eest tänulik. Lisaks liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News, mille link on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Alustan seda saadet viimaste Donald Trumpi avaldustega. Esmalt, Donald Trump vältis otsest vastust küsimusele Iraani võimalikust relvarahu rikkumisest. Trumpilt küsiti, et viimase 24 tunni jooksul on iraanlased juba mitu korda tulistanud Ameerika laevu, ründavad rakettide ja droonidega Araabia Ühendemiraate ja kas ta, Donald Trump, peab seda vaherahu rikkumiseks. Selle peale vastas Trump, tsiteerin. Te saate sellest teada, sest ma annan teile teada. Nad teavad, mida teha. Täpsemalt, mis veelgi olulisem, nad teavad, mida ei tohiks teha. Ja sellega on kõik. Kohe pärast seda teatas Donald Trump, et Iraan soovib sõlmida kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega ning rõhutas, et Iraani esindajad räägivad temaga isiklikult, suure lugupidamisega ja privaatselt. Kuid seejärel esinevad nad avalikult televisioonis ja eitavad üldse läbirääkimiste fakti Ameerika presidendiga. Ta nimetas sellist käitumist mängudeks, kuid rõhutas, et Iraan tõepoolest püüdleb kokkuleppe poole. Edasi toon tema tsitaadi. Ma võin öelda järgmist. Iraan tahab sõlmida kokkulepet. Mis mulle Iraani puhul ei meeldi, on see, et nad räägivad minuga nii suure austusega ja siis esinevad nad televisioonis ja väidavad, et nad ei ole president Trumpiga rääkinud, kuigi ma just rääkisin nendega. Aga nad ütlevad, et me ei ole presidendiga rääkinud. Nii et nad mängivad mänge, aga lubage mul teile öelda, sõlmige kokkuleppe ja kes siis ei tahaks, kui teie relvajõud on täielikult hävitatud ja me võime nendega teha, mida iganes tahame. Kes siis ei tahaks? Lõpuks ütles Donald Trump, et Iraan peaks heiskama valge alistumise lipu ja alla andma. Tsitaat. Meie enam nii ei mängi. Me tegutseme vanamoodi ja neil tasuks heisata. Nad on väga uhked. Võib-olla te ei näe valget lippu, aga sisuliselt on nad juba... Nad peaksid heiskama valge lipu, valge alistumise lipp. Aga lõpuks, pärast kõiki neid kõlavaid kõresid, väljaanne Axios kirjutab, et Donald Trumpi administratsioon teavitas pühapäeval suletud kanalite kaudu Iraani USA eelseisast operatsioonist laevade saatmiseks läbi Hormuzi väina ja hoiatas Teherani sekkumise eest. Järgneb Axiose tsitaat. Isiklik sõnum näitab, et Valge Maja soovis vähendada võimaliku eskalatsiooni riski. Kuid hoolimata hoiatustest korraldasid iraanlased rünnakute seeria USA mereväe laevadele, kaubalaevadele ja Araabia Ühendemiraatidele. Teisipäeval vähendasid USA kaitseminister Pete Hegseth ja ühendatud staabiülemate komitee esimees kindral Dan Kane Iraani rünnakute tähtsust ning kinnitasid, et relvarahu režiim kehtib endiselt. Sellegi poolest usuvad mõned Ameerika ja Iisraeli ametnikud, et president Trump võib juba sel nädalal anda käsu sõja taasalustamiseks, kui diplomaatiline ummikseis jätkub. Hiljem tunnistas USA kaitseminister Pete Hegseth, et USA suhtleb iraanlastega nii avalikult kui ka salaja, et nad lubaksid selle kaitseoperatsiooni läbiviimist kogu maailma huvides. See avaldus üllatas paljusid. Veel kord, USA kaitseminister ütleb, et Ameerika Ühendriigid palusid Iraanil lubada neil operatsiooni läbi viia ilma tagajärgedeta. Aga lõpuks juhtus nii, et Iraani hoiatati ja Iraan jõudis valmistuda.
Lõpuks operatsiooni esimesel päeval, esmaspäeval, sooritas Iraan mitu rünnakut USA mereväe laevadele, mis läbisid väina, samuti teistele kaubalaevadele piirkonnas ja sihtmärkidele Araabia Ühendemiraatides. Teisipäevasel pressikonverentsil ütles Dan Kane, et Iraani rünnakud olid, tsiteerin, alla läve, suuremate lahingutegevuste taasalustamiseks. Ja Pete Hegseth ütles, et väidetavalt tegutsevad Islami revolutsiooni kaardiväe korpus ning poliitikud ja läbirääkijad Iraanis, kellega nad suhtlevad eraldi. Seetõttu ei saa ka öelda, et vaherahu on katki läinud. Me leppisime vaherahus kokku teiste inimestega, aga rikuvad seda hoopis teised. Seetõttu pole siin nagu midagi võrreldavat. Toon näite Pete Hegsethi tsitaadist. Mõnikord astub Iraani islami revolutsiooni kaardiväe korpus samme, mis lähevad kaugemale sellest, mida Iraani läbirääkijad võib-olla sooviksid. Nende ülesanne on neid ohjeldada ja luua tingimused kokkuleppe sõlmimiseks. Ameerika sõjavägi on valmis kiiresti sõda uuesti alustama, kui Donald Trump selleks käsu annab. Aga praegu kehtib vaherahu. Tegelikult ei toonud USA operatsioon esimese 24 tunni jooksul kaasa märkimisväärset nafta või kaubavoolu suurenemist läbi Hormuzi väina. USA keskväe juhatus teatas, et esmaspäeval ehk esimesel päeval läbis väina 2 Ameerika lipu all sõitvat laeva, kuid teisipäeval mitte ühtegi. Kuigi Pete Hegseth ütles, tsiteerin, veel 100 laevad seisavad järjekorras. Siiski tundub praegu, et enamik laevandusettevõtteid ei usalda Trumpi administratsiooni väiteid selle kohta, et väina läbipääs on nüüd avatud. Iraan teatas, et kõik Ameerika laevad väinas loetakse seaduslikuks sihtmärgiks. Ja edasi tsiteerin Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse juhtkonda. Hormuzi väin ei avane lihtsalt Ameerika Ühendriikide presidendi sotsiaalmeedia postitusega. Selle veetee juhtimine ja kontroll on Iraani käes. Nii et Trumpi operatsiooni raames võtavad USA ühendust 100 laevadega, mis esindavad 87 riiki ja asuvad praegu Pärsia lahes. Eelkõige teatas Trumpi administratsioon, et liigub edasi täiendavate sõjaliste meetmete rakendamisega Hormuzi väina avamiseks. Sealhulgas USA välisministeeriumi ja rahvusvaheliste partnerite ühiste jõupingutustega selle veetee turvalisuse kohta info vahetamise laiendamiseks. Ameerika president märkis omalt poolt, et need meetmed on mõeldud vabastama inimesi, ettevõtteid ja riike, kes pole absoluutselt midagi valesti teinud, vaid on sattunud olukorra ohvriteks. Ja see ongi Ameerika Ühendriikide sõjaline missioon Hormuzi väina avamiseks nimega Projekt Vabadus. See hõlmab raketihävitajaid üle 100 sõjalennuki, mereväge, õhuväge, droone, satelliite ja üle 15 000 sõjaväelase. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen selle eest muidugi tänulik. Seda saab teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid või sellel ekraanil kuvatava QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!